6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad, ongi purgis Horvaatia ralli ülipõneva lõpplahendusega. Kalle Rovanperä selle võidu siiski võttis, viimase katseel oli Ott Tänak 1,4 sekundiga liider, aga Kalle rehvid vast töötasid viimasel punktikatsel natuke paremini ja 4,3 sekundit lõpuks jäi nende meeste vahe. Meil on otseühendus Zagrebiga, otseühendus meediaalaga, kus on Jaan Martinson. Jaan, kuidas meeldis lõpp? No ega ta ei meeldinud. Tegelikult oli see Kalle Rovanperä hullumeelset sõitu oli muidugi nauditav vaadata, et Kalle on praegu selles seisus, nagu oli Ott oma parimatel päevadel Toyotas, kui keegi teadnud, mis ta tegelik kiirus on. Ta sõitis ju täpselt nii palju, kui võiduks vaja. Ja siin on ju tegelikult Rovanperä näitas juba eile õhtul viimasel katsel, kui ta gaasi põhja lajatas ja palju ta seal Ott Tänakuga seda aega ajavahet suurendas mingi peaaegu 5 sekundit. Ja siis pärast ta ju Soome ajakirjandusele ütles, et ma tahtsin näidata Otile, et mis mu kiirus on. Et poiss läheb natuke ülbeks kätte ka ära, aga võitjatel on palju rohkem lubatud. Ja mis su tegelikult selle viimase katse eriliseks muutis, oli see, et tegelikult pidanuks olema Ott Tänakul rehvide eelis. Sellepärast, et need Rally 2 masinad oma pehmete rehvidega sõitsid ju kiiremini kui VRC-d. Ott Tänakul oli terve sett oli pehmeid rehve. Rovanperäl oli 2 kõva rehvi ja 2 vihma rehvi oli all. Et ta tegelikult pidanuks rehvide tõttu Tänakule kaotama. Aga nüüd ta tuleb ja paneb rahulikult 5 sekundiga ära. See ei ole nagu reaalne. Kuigi siin on nagu Ott ütleb, et ikkagi Hyundai ei anna talle enesekindlust sõita. Auto ei ole praegu veel see, mis ta olema peaks. Et ma arvan, et pigem on selles kinni. Ja Ott ütles ka, et ta ei riskinud. Ta ei tahtnud välja sõita. Et seal ongi see, et kui sul on see auto on täpselt käe järgi, sa tunnetad, sa tead, kuidas ta käitub, et siis sa võid ka vajutada. Kui auto ei ole see, siis sa ei vajuta kuhugi. Aga muidugi ääretult kahju, et nii see asi lõppes, aga paraku see on ralli. Samas oli huvitav ka, et Tänak mängis ennast sinna kohale, kus ta sai võidu pärast võidelda ja liidriks asus oma rehvi taktikaga. Seal boksis oli täielik kaos olnud, lõpuks pandi just täpselt see õige sett rehv pandi valmis ja seal nüüd Toyota ja Kalle Rovanperä põrusid ikka täiega. Et nad võtsid küll kaasa 2 vihma rehvi, aga nad ei võtnud pehmeid rehve, mis oli vaja panna ju nende vihmarehvide kõrvale sellel eelviimasel vihmasel katsel. Sellepärast, et kõva rehv ei pidanud seal üldse, ta ei saanud soojakski. Et isegi Kirine Vill oma 3 pehme ja 1 kõva rehviga oli Rovanperäst, kellel oli 2 vihmarehvi, 2 kõva rehvi all, oli 10 sekundit kiirem. Et pehmed rehvid oli võtmemoment, aga seda see Toyota ja Rovanperä välja ei jaganud. Nad oleks pidanud panema täpselt sama seti, mille pani alla Ott Tänak. Siis oleks ta turvaline olnud. Ta oleks rahulikult selle võidu võtnud oma poole minutise vahega ja ei mingit närvitsemist. Tänase päeva võtmemoment oli ikkagi ilmaennustus, et küsisid sa Hyundai tiimibossilt, ma tean, et sa just lõpetasid temaga vestlus, et kust nende info pärines siis? Nende info pärines meie ilmamees Hannese käest. Et sealt see info tuli ja see oli täpne info, kuigi liiga täpne ei olnud, siis tegelikult oodati ju seda vihma juba esimesel katsel. Aga seal ei tulnud ja aga ütleme niimoodi, et tegelikult lõppes see ralli
ikkagi õiglaselt ja selle ju tõi välja ka Ott Tänak ausa mehena. Ta ütles, et me saime võimaluse võidelda esikoha pärast ainult selle tõttu, et Kalle Rovanperal lõhkes rehv, ta kaotas seal rohkem aega kui Ott Tänak oma rehvi lõhkumisega ja see, et me võitsime ilmaennustusmängu. Aga kiirem mees platsil oli ikkagi Kalle Rovanpera koos Toyotaga. Sest ma ei ole kindel, et Ott Tänak on nüüd aeglasem kui Rovanpera, aga vahe on ikka autos. See pisike vahe. No ma enne punktikatset ma olin suhteliselt kindel, et Kalle ikkagi ei lähe hullu panema, sest no tegelikult ju punktiarvestuses oli päris soliidne edu ja oleks vaja olnud kindlustada teine koht, et jääda kindlalt liidriks ja vaadata suurema pilti, aga Kalle tahtis ikkagi stiilselt võita. No ütleme niimoodi, et kui sul on enesekindlust, Ott Tänak on ju täpselt samasuguseid asju teinud. Ta on neid 30 punkti on võitnud küll ja veel. Et kui sul on enesekindlust, sa usaldad seda autot täiega, miks siis mitte panna ja kui juures ega Kallel oli ju puhas sõit ka lõpuks. No. Ega seal ju paar vänderdamist oli, aga kellel poleks seda olnud. Ta ei ole ju teinud siin sõiduvigu, tähendab, isegi mitte viimasel katsel, aga ta ei ole ju siin sõiduvigu teinud. Jah, ega sa Robert Virvesest ei ole midagi rohkemat kuulnud, et miks siis otsustati natukene varem ikkagi kontrollpunkti siseneda ja 4-minutiline karistus võtta? No seda ei tea jah, et ootan teda ka siia meedialasse, aga no see saab ainult olla üks kaardilugeja viga. Teist asja ei ole, et seda on ennegi juhtunud ja sellepärast, et see, et kui minnakse sisse, siis selle otsustab ja ütleb kaardilugeja. See on tema ülesanne. M-Sport, kuidas hindad, on natukene tagasi andnud võrreldes Montega? No tegelikult ma ei kujuta ette, kuivõrd see auto nüüd neil kehvem on, aga siin ajakirjanike omavahelistes vestlustes ikkagi arvatakse, et Keit Priin ei ole sel tasemel võidusõitja, et suuta sõita võidule konkurentsis kõikide staaridega. Ta ei ole see mees, kes suudab Rovanpera ja Tänakut ja isegi Neuvilli lüüa. Lihtsalt nii lihtne see ongi. Ott on nüüd... ütle uuesti. Et mõned korrad on Priinil õnnestunud poodiumile saada, aga see on ka kõike. Ta pole ju võitnud ühtegi MM-ralli. Ott nüüd parandas oma kohta punktitabelis päris korralikult, tõusis 5., aga jääb Rovanperast ikkagi päris korralikult maha. Mis sa ütled, nüüd on 5 kruusarallit tulemas, et tuleb hakata võite võtma? No nüüd on niimoodi, et esimesed 2 rallit saavad suuresti määravaks, sellepärast, et Rovanperal on ju keskkardi positsioon. Ta peab esimesena startima ja teed puhastama. Ja Tänakul on kindlasti vaja nüüd neil kahel esimesel rallil Portugal ja Sardiinia, eks ju. Et seal on vaja kindlasti Rovanperast eespool olla. Et rääkisin Hyundai bossiga ka ja ta ütles, et tema arvates on kruusa seadistus on ikkagi palju parem Hyundail kui asfalti oma. Nii, kuna aga nüüd tuli Ott Tänak ka siia ja nüüd ma pean minema temaga rääkima ja eks sinuga vestleme siis mõni teine kord jälle. Eks kuuleme saate lõpus ka, kuidas sa Otiga rääkisid. Hüva, tavai. Teeme nii. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, jätkame Roland Pommiga stuudios. No sellist pühapäeva ausalt öeldes ei mäletagi, et pinge oli päris viimaste meetriteni välja, nagu võib öelda.
Jaa, mega põnev pühapäev. Saaks selliseid iga ralli, oleks väga lahe. Ja lõpptulemust vaadates mul on tõsiselt ükskõik, kes selle võitis. See lahing oli lihtsalt nii äge vaadata. Ja üle pika aja sai näha selliseid veidraid katseid, kus näiteks 19. katse, kus top 10 oli 7 R5 autot, kui ma õigesti peast mäletan, et ma arvan, et see võib olla esimene selline olukord, kus nii palju autosid top 10 R5 on. No räägimegi siis 19. katsest. Otil oli ainsana kasutada siis kombinatsioon pehmeid ja vihmarehve, mis vihmases ilmas ilmselgelt olid ainuõige valik ja võitis siis katse Emil Lindholmi ees 16,3 sekundiga. Mulle meeldis kellegi see Twitteris jauts, et WRC aastal 2025 Tänak võidab katse Lindholmi ja Chris Ingrami ees. Rossel 5, Kajetanovitš 6. No Kajetanovitš on üsna vana mees. Linnamäe 7. Linnamäe 7. Et Linnamäe ilmselgelt kõige parem tulemus. Pole nii etteotsa varem asja olnud. Aga see oli huvitav katse ja loomulikult Ott selles mõttes tegi ikkagi õige rehvi valiku, et info oli olemas, et vihma tuleb. Lootis ta küll juba varasemalt seda vihma hommikul kohe. Teistel oli ka info olemas, et seal tegelikult vihma on, aga kui palju seda on, ega keegi hommikul ei teadnud ja see olemine sai olema seal ikka päris talvine tegelikult pidamise mõttes. Et veider oli natuke neid autos isegi vaadata seal sõitmas ja Lappi vist ütles, et arvab, et ta reke ajal sõitis ka selle katsekiirimi läbi, nii et need olid jälle sellised väga ekstreemsed olud. Mõned üksikud rallit kalendris, kus selliseid olusid näha võib. Aga Ott oma rehvi valikuga siin kindlasti tõi ennast mängu tagasi ja sai vähemalt seda põnevat võitlust pakkuda. Mitte ei toonud mängu tagasi, vaid tegi mängu huvitavaks, ma tahtsin öelda. Kuidas sulle tundus, mille pealt Kalle selle punktikatse võitis? Jaan arvab, et tal olid tegelikult sellel katsel kehvemad rehvid. Jaa, ma olen nõus, et rehvid nii-öelda teoorias paberi peal olid Otil paremad rehvid olemas. Aga see tulek oli raju, et ma ei tea, kui ma seda vaatasin, siis minu meelest põhimõtteliselt iga teine kurv oli ikka selline, kus oli juba väike moment ka tulemas, et see oli seal pandi kõik mängu lihtsalt. Ja Ott, nagu Ott ütles, et ta tuli pigem tempoga, kus ta toob selle auto lõpuni. Et Otil kindlasti ei olnud ruumi seal mängida selle peale, et ta võiks katkestada hooaja punktitabelit vaadates. Rovanpera puhul, oleks seal ära parkinud selle auto kuigi metsa vahele, ega keegi talle midagi öelnud ei oleks, et punktitabel on tal korralik all, aga vot, eriti tegelikult mul on piinlik natuke nende sõnade pärast, mis ma neljapäeval ütlesin, et ma arvan, et Rovanpera sellisel rallil võtab peaga, sõidab okei kiirusega, tuleb seifilt lõpuni, aga vot, sellist asja ei oodanud ausalt öeldes. Jah, seda imeks pandavam see on, sest eelmisel aastal oli Rovanperal ainult 5 kilomeetrit sellel rallil sõidetud, et kujutame ette, et oleks eelmine aasta selle ikkagi lõpuni sõitnud, siis kui suur ta edu täna oleks? Ma ei tea isegi, sest teised mehed mainisid, et ega sellest eelmisest aastast suurt midagi võtta ei ole, kui ainult legend. Jah, et nagu sellest pinnase lugemisest nagu midagi võtta ei olnud, sest pidamist põhimõtteliselt ei olnud ja ongi kõik. Võtta oli eelmine aasta legend, mis Rovanperal ka muidugi olemas oli, aga lihtsalt nii-öelda kontrollimata võistluskiirusega. Et kas see oleks veel mingit eelist andnud? Ma arvan, et lõppkokkuvõttes ei oleks, et ta ikkagi oli täna või mis täna, terve nädalavahetus oli tegelikult täiesti teisest klassist ja väga järjepidevalt, et ilma ühegi probleemita, kui mu mälu ei peta. Aga püüame korra näha Neville'i pähe ka, mis tal seal viimasel katsel mõtles ja kuhu see mõtlemine viis, et pingutas ikka korralikult üle ja esiotsaga kraavi
üsna väga õnnelik õnnetus võib ikkagi öelda, et kuigi spinniga läks omajagu aega kaotsi ja 2 rehvi läks seal vist ka, siis kuhu kiirustad selles mõttes, et sul on eespool on minut 12,7 ja tagapool on 1:32,4? Ma ei tea, kas ta kiirustas, ta ise ütles lihtsalt, et parem esimene oli tal haard ja pidurdamisel lihtsalt läks ratas lukku ja oli võimatu enam juhtida autot. See tundub loogiline. Väljasõit ise väljast tundus päris karm. Tundub, et ei olnud karm. Väliselt ei olnud suurt midagi viga. 2 rehvi läks muidugi katki. No me ei tea, kas ta jõudis ikkagi päris... Ma just tahtsin sinna jõuda tegelikult, et ma mõtleks, et ma olin 99% kindel, et ta intervjuud ei jää andma, peab kohe edasi sõitma, sest radikas sellise paugu peale peaks olema katki. Kui see radikas jäi terveks, mis ilmselt jäi, sest ta seal jutustas veel tükk aega. Ma ei tea, see lihtsalt oli selline joppamine, et see Karma jumal või keegi, kes seal otsustas, et mis selle autoga saab, siis vaatas, et Neville on see nädalavahetus juba igatepidi saanud, et laseme ta seekord läbi. No Neville'il kokku siis 2 minutit ajatrahve. Kui see 2 minutit siit maha võtta, siis oleks ju ikka 3. koht. Oleks või? Et ta kaotas ju Rovanperele 2:21,0. Ja. No võt, lõppkokkuvõttes siis niimoodi, et ei olnudki suurt vahet. Aga ütleme ajatrahvideks, aga seda muud jama, mis tal seal oli ka ikka kohutavalt palju. Muidugi tipphetk oli see pea kilomeetrine auto lükkamine ja kui sa mõtled tänavaauto lükkamist, kui me selle teema juurde korra tuleme, et see on üpriski lihtne, ei ole häda midagi, aga ühe ralliauto, WRC auto lükkamine on üpriski kohutav, kui seal peab veel ka keerama seda rooli, seal on nii jäigad tifrid, see ei liigu, sa keerad ratta välja, sa võid näha vaheva peale taha, et see auto ei liigu. Nii et ma arvan, et ta võib selle 3. koha võtta ja tänase päeva lõpuks ma ütleks, et väga aus 3. koht teenitud. No Priin kaotas siis selle duelli selle samal kurikuulsal 19. katsel, kus vaatan, kus ma Priini üldse leian selles rivistuses. Kuidas võimalik? 43. kohalt ajatabelis kaotus siis Tänakule 1:54,4, et tal olid ainult kõvad rehvid ja nendega oli ikka paras usutamine. Ma isegi ei tea, et see rehvi valik oli küll veider. Et ma saan aru rehvi valiku... Äkki oli pehmed otsas? Aga vette oli ikka, ma arvan, äkki midagi alles. Et ma saaks aru rehvi strateegiast, kus sa lähed softi ja hardi komboga. Et sa ei lähe veti ja softi komboga. Aga see, et sa oled täis haardidega, no ma ei tea, kas seal oli ilmamees, äkki jäeti UK-sse koju, et see tundus nagu kuidagi... No me teame, et M-spordi see eelarve on nagu nii piiratud, et võib-olla siis ei olegi eest eelarves ilmameest. See oli tõesti veider otsus. Aga ega ütleme nii, et see hoog pehmelt öeldes rauges ka peale seda katset, ja enne ka esimene katse oli okei, suutis veel püsida ja 3. kohta hoida, aga ega siin nagu väga midagi ei olnud tal vastu panna. Veits kahju, aga ma ei saa Jaaniga nõustuda, et Jaan ütles, et seal ajakirjanikud räägivad, et Priin ei ole lihtsalt sõita, kes vastu saaks ja võidu peale sõita suudaks. Ma arvan, et Priin on isegi võimeline see hooaeg rallit võitma, et see ralli ilmselgelt oli väga keeruline, aga siin tulevad rallisi, kus Priin on ikka olnud top 3-s mitmeid kordi. No lihtsalt see kontrast Monte ja Horvaatia vahel on M-spordi vaatevinklist päris suur. Ja seda küll, aga äkki, mis rallil Portugali tulebki lööb tagasi või? Jaa, Ogier ka kuuldavasti. Et äkki tulevad, korjavad natuke punkte M-spordil. Segavad kaarte. Aga kus juures, ega Priin sarjab 3. on ju? Jaa. Ei ole parim stardikoht, ma just mõtlesin, kas ta kukkus veits taha, aga ei 3. püsib, siis ega ta sealt jälle saab suht keeruline olema, sest tagant lihtsalt tuleb hunnikus mehi, kes ma arvan, et seal saab isegi nendel, nagu Jaan ka ütles, Rovanperel ja Tänakul samamoodi Portugalis keeruliseks minna, sest tagant tuleb hunnikutes lihtsalt maailmameistreid. Jaa. Elvin Evans, 5. koht väga kindla peale sõitjana. Ja ega eile arutasime ka, et
tal suurt midagi teha ei ole seal enam ja ainuke asi, mida teha on loota teiste ebaõnne peale, nii et ja punktikatse 3. jah, selles mõttes ma arvan, et suht adekvaatne tulemus, lihtsalt, et saada mingid punktid, sest no ega tal ka see hooaja kokkuvõttes punktitabel eriti viisakas välja ei näe. Nii et tal ka jamasi oli ja lõpuks punktid kodus vähemalt. Ma arvan, et lihtsalt hea siit edasi minna nüüd. Katsuta 6 suurtest jamadest suutis hoiduda. Aga pettumus. Jah. Ma ütleks, et pigem oli pettumus. Et see õpipoisi aeg peaks tal nagu läbi olema. Jaa, ma arvan küll, et kas või mingid kohati häid katsega, et 6 koht ma ei saa iseenesest öelda, et see halb oleks. 8 minutit liidrist maas. Noh, mis iganes lõpuks. See ralli oligi ebareaalselt keeruline, aga kui pole ühtegi katset, kust põhimõtteliselt oleks saanud näidata midagi, et siis nagu on veits mõru maiki juures asjal. Nii et jah, minu meelest Takamoto pigem pettumus see nädalavahetus. Ja päris suuri punkte võetis siit siis ka 1, 2, 3, 4 Ralli 2 autot, Johan Rossel, Kajetan Kajetanovitš, Emil Lindholm ja Nikolai Gräzin. Räägime juunioritest ka, et räägi, mille järgi kogu see mäng seal käib, et kaardilugejal on mingi hunnik pabereid, kus on märgitud siis mis asjad? Õnneks on üks paber ainult. Selline ilus valge-kollane propuska on käes ja kes selle propuski on ette valmistanud? Selle on ette valmistanud korraldaja ja antakse kätte siis seal on ajad kirjas, mille korraldaja paneb kirja. Ja see sama kaart on käes siis ütleme enamasti iga luubi jaoks. Hommikul lähed selle service out, saad oma kaardi kätte, seal on ülesõiduaeg. Tähendab, märgitakse ära aeg siis, mis hetkel sa välja lähed servicest ja siis on märgitud ülesõiduaeg näiteks 30 minutit. Oletame, et kell 10.05 lähed sa servicest välja, 10.35 pead olema sa järgmises AKP-s, ajakontrollpunktis. Ja niimoodi see kogu päev selle ajakaardiga käib. Üldiselt varemalt sisseminekuid ajakontrolli punktidesse ei juhtu, lihtsalt puhtalt juba selle pärast, et te ju liigute kõik autod järjest, on ju. Et kui sul on, oletame, seal John Armstrong iga katse su ees olnud ja ta, ma ei tea, katkestanud ei ole, jätkuvalt on su ees seal kogu aeg, et tema tagant sa stardid, et siis järsku sa lähed 4 autost mööda. Ja lähed ennem sisse ja kõik need vennad, kes enne olid su ees, nüüd on su taga. See tundub kuidagi veider ja see, üldiselt sa saad ikka aru, et kui sul kas või mingi matemaatika viga seal korraks oli, et visuaalselt saad aru, et midagi on nüüd jama, et need vennad, kes ees on nüüd taga. Et. Kui palju sa pead varem sisse minema, et saada 4 minutit? Sissemineku eest 40 sorry. Sisseminek ja hiljaks jäämine? Hiljaks jäämine on 1 minut on 10 sekki trahvi. Varem sisseminek on minut trahvi. Et see on siis tõsisem karistus? Jah. Keegi ei hoiata ka, et kuule, ei ole veel sinu kord, et tõmba tagasi või? Ei hoiata, jah. Selles mõttes on kaardilugeja töö see. Ma ei tea, huvitav. Ja huvitav oleks kuulda, jah, et mis siis? Mis juhtus? Aga ikka jah, vahel juhtub. No jah, kahju lihtsalt võitleks käest. Jaa, selles mõttes punkti oleks tal kõvasti vaja olnud. Praegu oli tal 8 punkti äkki all vist. Ja nüüd siis saab juurde 18 pluss mingid katsevõidud sealt. Katsevõitudest saab ka punkte. Ma ei mäleta, palju sai. 3-4 katsevõitu vist tuli. Nii et selles mõttes mingid punktid ta saab nüüd vähemalt kirja, et siit on jälle vähe lihtsam edasi liikuda, aga loomulikult võit oleks ju päris magus olnud. Tal on nüüd koos 26 punkti ja see annab 3. koha. Joona juhib 46 punktiga, Armstrongin 42. Ja sellel Creightonil on ka 26. Ja Pajari? Pajari on 5. 17 punktiga. Okei. No jah, Pajaril vist juba teine ralli untsus on ju ka. Jaa. Iseenesest kindlasti võidusooisik eelmise aasta juunior WRC maailmameister. Aga vaatame ka suure klassi punkti tabelit. Rovanpera jäi liidriks, loomulikult 76 punkti. Neville teine 47, Priin 3. 30, Lööb on siin vahel 27 ja sama palju punkte nagu Lööbil on ka Tänakul, tõusis siis 11. kohalt 5. On nüüd elulilve?
ma ei tea, kas ta nüüd lill on, aga oluliselt lihtsam on see või natukenegi parem näeb see asi välja. Et Rovanpera loomulikult on üpriski kaugel ees, 49 punkti on ju. Et aga kui me juba lihtsalt vaatame esikolmikut, siis Craig Breen on ainult 3 punkti kaugusel ja pilt on oluliselt parem loomulikult, ei ole siin öelda midagi ja lööb niikuinii, lööb tuleb tagasi, aga hooaja kokkuvõttes ta seal mingit rolli ei mängi, nii et ütleme siis tegelikult istub seal 4. koha peal. Ja siit on hea edasi minna. Yeah. Meeskondlik arvestus ka Toyota 126, Hyundai 84, M-Sport 80 ja siis Katsuta tiim 30. Katsuta tiim. Ja M-Spordi kukkumine on valus vaadata isegi natukene. Hakati suure hooga peale. Aga loomulikult aru on saada, et ega hooaja alguses ka loota seda, et nüüd Priin veab meeskonda terve hooaega on nagu palju tahta, kui sul ei ole kõrval kedagi. See tähendab, et Priin ei saagi tegelikult näidata oma täit potentsiaali. Talt oodatakse, ta peab punktid tooma koju. Greensmith on seal kõrval lihtsalt teeb, mis tahab, ise maksab põhimõtteliselt, et siis ongi nagu see olukord jube keeruline, et see on üks mees, kes peab tegema põhimõtteliselt võitma rallis ja peab tooma kõik punktid ka koju, aga niimoodi see rallis ei käi päris, et kui sa ikka hakkad võidu peale sõitma, siis hakkab juhtuma ka. Jaa. Nii on, vaatame meie ennustustabeli ka, lõin punktid kokku. Jaan pani siis Neville, Tänak, Priin. Ja midagi peale öelda, Jaan võttis siit 3 punkti, sest Tänaku koht läks täppi ja et Neville on ka poodiumil. No, me eeldame, et on. Lõplikke tulemusi me veel ei ole, et kui ta katkise autoga sinna servisisse jõuab, siis ei lubata tal ju lõpetada. Noh, selles mõttes, et ta peab jõudma, kui seal on radikas näiteks katki, et siis lihtsalt peab kuidagi jõudma kinnise pargini välja. Aga seal on mingi ajalimiit ka, eks? Jah, ikka samamoodi kui sa praegu hakkad sealt katse lõpust lükkama, siis et siis jõuad teised päevaks kohale. Jah, et see ei mängi välja. Seal on ikka see sama ajakaart on, et kus on kõik ülesõidud märgitud. Aga siis, okei. Et sealt võid võtta mingi ajakaristuse võib-olla siis. See on võimalik, jah. No tal on seal minut veel varu. Gunnar pani siis Evans, Neville, Rovanpera, täppi läksid Neville ja Rovanpera on poodiumil, siit siis 2 punkti mulle. Ja Roland pani siin Neville, Evans, Priin. Hetkeseisuga Neville tõi sul 1 punkti, aga kui Priin peaks jõudma poodiumil, siis sa saad 1 punkti juurde lihtsalt. Oota, kes mul oli Evans oli seal? Ma siin Ott rikkus mu selles mõttes rikkus minu mängu ära seal kahjuks. Ja üldseis siis meil Jaan ja Peep on ühes tiimis, juhivad 9 punkti on neil koos ja meie oleme mõlemad 4 peal. Kuidagi kole nukker tabel on meil, me peame ka kokku võtma järgmine ralli ennast. Peame kokku võtma, jah. Peaks ka ühise tiimi moodustama, siis on meil 8 punkti. Niimoodi oleks parem juba, jah. Aga üldiselt ennustame, et Horvaatia jääb kalendrisse, eks? Oli päris äge oli ju tegelikult ja tegelikult ka see, et seal selline massfänn on, ega spordil on see hea. Pole väga palju rallisi, kus sellist massi raja ääres oleks, nii et... Ja publiku pärast ühtegi katset ära ei jäänud. Jaa, just. Ja loomulikult, ma ei tea, minu jaoks ma isegi mäleta, millal nagu nii põnevat pühapäeva oli ja iga päev oli midagi, mis toimus, mingit actionit oli, ägedat võidusõitu oli. Ja ütleme, et ilm tuli ka päris kõvasti appi. Jaa, ilm tuli kindlasti appi selle juures, aga ega ka eelmine aasta tegelikult ju nagu oli ikka rallita. Ei saa öelda, et see mingi mõttetu ralli oleks olnud. Kohtume siis 19. mail, kui on algamas Portugali ralli. Kellele Portugali ralli sobib? Portugali ralli sobib nendele, kes seal tagant tulevad. Lööb, Ogier. Jaa, aga loomulikult tegelikult Portugalist, kui ma ei eksi, siis ka ma ei hakka nimetama nüüd, ma ei tea, Tänak, Rovanpera, Neville, loomulikult kõik on tempoga seal sõitvas, Evans samamoodi, et seal on nagu juba väiksed detailid, mis lugema hakkavad, aga kui me võtame neid teise liiga sõitjaid, Katsuta, ma ei oska ta kohta täna midagi arvata ausalt öeldes. Muideks Gus Greensmith näiteks tegi äkki üldse oma WRC debüüdi Portugalis ja väga häid rallisi teinud seal viimase paari aasta jooksul. Solbergi pole, on ju.
ja siis kas Egon Kaur läheb või? Võt ma seda ei teagi. Tunduks loogiline, et läheks. Eelmine aasta käis. Nii et võiks minna. Lube on ka kohal või? Lube jah, ei tea nüüd. Lube kalendrit ei mäleta. Aga kui on, siis ega ka tegelikult Lube võib oma olematu punktitabeli seisuga seal tagant tulles mõnda head tulemust näidata mõnel katsel vähemalt. Aga eelkõige võiks lõpuni tulla. Igatahes täname kuulamast, ega meil on ka ju tore teha podcasti, kui Ott on kõrgel kohal ja see annab nagu meie tööle ka mingi mõtte, et kuidas see lõpuni vähem ikkagi konkurentsis püsib. Jah, muidugi. Kuigi ma olen tähele pannud, et Eesti rallifännid on natuke nagu mõistlikumaks läinud, et aastal 2019 olid kõik juba nii suured fännid, et tegid mingi skulptuure ja autovõtmed olid Oti näoga ja et see on natuke palju minu meelest, et nüüd on nagu hinnatakse sporti ennast rohkem, et seda on nagu lahe vaadata, et ei ole ainult see, et pannakse telekas käima, kui Ott tuleb, nii et tore on igatepidi. Ja seda on ka numbritest näha, et kui isegi kui Ott katkestab seal esimestel päevadel, siis ralli huvi on jätkuvalt üleval ja näeme seda ka sotsiaalmeediast. Ja, see on väga tähtis, ma arvan, et üks päev meil Ott ei ole, et rallit võiks ikka kajastada ja vaadata. No siis loodetavasti on Linnamäe ja Virves. Ja, väga loodaks küll, et loodame, et muidugi Ott sõidab veel ja pensionile veel ei plaani minna, aga et järelkasv oleks ikka. Ja, et mitte pikalt eedetama jääda, siis aitäh ja kena nädalavahetuse lõppu. Järgmise korrani. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.